Tere kõigile ja ongi möödas paar nädalat. Ma olen teile võlgu ühe ülevaate, aga ma jäin hästi rumalalt haigeks. Olin Tallinnas palavikuga, nohuga, köhaga ja ei saanud eelmisel nädalal Strasbourgis olla. Aga see ei tähenda, et elu jääb seisma ja need teemad, mis olid päevakorras nädal tagasi, on päevakorras ka täna. Nii et kui ma peaksin nimetama kõige olulisemad teemad, millega Euroopa Parlament praegu tegeleb, see on valmistumine volinike kuulamiseks. Ursula von der Leyen esitas oma tulevikukabineti oma nägemuse sellest, kes seal peaksid olema ja iga tulevane kabineti liige, kui ta kinnitatakse parlamendi poolt, sai ka oma töökirjelduse. Mis seda uut kabinetti iseloomustab? Iseloomustab see, et on palju kattuvaid valdkondi. Kui me võtame näiteks kas või välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase, siis temalt hakkavad oma tükikesi enda rebima kaitsevolinik, Vahemere volinik, kriisidega tegelemise volinik, laienemise volinik, ja seda loetelu võib jätkata. Millega praegu fraktsioonid tegelevad, püütakse aru saada ja püütakse kokku leppida, kuidas toimub volinike kuulamine. Just nagu ma ütlesin, eriti olukorras, kus mitu volinikku peaksid olema mitme komisjoni ees, kuna neil on nii erinevad portfellid. Kuulamised toimuvad suure tõenäosusega novembri alguses. Selleks ajaks peab olema hinnang Euroopa Parlamendi juriidiliselt komiteelt, et kellelgi ei ole huvide konflikte, et need inimesed on pädevad just selles mõttes, et ei ole ristuvaid huvisid. Nende minevikus ei ole midagi sellist, mis välistaks nende tööd volinikena ja selle hinnangu annab juriidiline komitee. Seal ei ole tegemist sisuliste aruteludega, vaid rohkem vaadatakse dokumente, mida kõik kandidaadid peavad esitama. Ja siis juba komisjonidesse ja seejärel hääletamisele plenaaristungile. Suure tõenäosusega kõiki kandidaate ei kinnitata. Kes läbi kukuvad, kui palju läbi kukuvad, on täna veel vara öelda, väga palju hakkab sõltuma sellest, kuidas lähevad kuulamised. Aga seda kabinetti iseloomustab juba praegu see, et kuigi on väga palju asepresidente, on proportsioon naiste ja meeste kasuks ikkagi nüüd jälle naiste kahjuks. Nii et vaatamata sellele, et Ursula von der Leyen tegi jõupingutusi, murdis riikide käsi ja nõudis neilt naiskandidaate, siis täielikult see temal ei õnnestunud. Nii et need olid teemad sellel nädalal, aga juba kohtumiseni järgmisel nädalal. Kõike head, olge terved!